Kuulate podcasti Oskustega tulevikku, kus hariduse ja töömaailma ühisosadest, oskustest ning tulevikust räägivad oma ala asjatundjad. Tere tulemast tänasesse saatesse. Mina olen teie saatejuht Kairi ja mul on uskumatult hea meel, et Haridus- ja Noorteamet on ellu kutsunud sellise podcasti, kus saame noortega rääkida ausalt ja avatult kutseharidusest. Täna on meil uskumatult põnev teema, milleks on Euroskills 2025. Ma pean tõdema, et kuigi Eesti on osalenud sellel üritusel aastast 2008, ei olnud mina sellest mitte midagi varem kuulnud. Ma vaatasin teleülekannet, nägi välja sama suurejooneline kui olümpiamängud, aga millised olid siis tujud ja tunded päriselt koha peal. Sellest saame kohe kuulda kahelt ägedalt noorelt inimeselt. Tere tulemast saatesse mehhatroonikaõpilane Kevin. Tere! Tere! Ja graafilise disaini õpilane Arli. Tere! Tere! Enne kui me hakkame rääkima teie võistlusest, kus te osalesite, siis ma tahan podcasti alguses lihtsalt sükse üldise küsimuse küsida. Ja see on järgnev. Mis on üks oskus, mis te olete oma elu jooksul õppinud, millest te tunnete, et on olnud kõige rohkem kasu? Ma võin siis esimesena öelda, minu jaoks selline üldine oskus võib iga asja peale kehtida on see, et ütle jah. Kui see natukesegi sind huvitab, ütle jah ja vaata, mis edasi saab. Küll sa tee peal selle välja lahendad, et nagu ei tasu karta. Kas sul on elus olnud mõni hetk, kus sa oled olnud niimoodi, et sa ütled jah ära ja siis ööd peast kinni ja mõtled, oi issand? Jaa, mul on olnud nii, et ma ütlen jah mingile suuremale projektile ja siis poole pealt ma mõtlen, et miks ma jah ütlesin, mille pärast ma tegelikult selle jah ütlesin, aga siis, kui sa sinna lõppu jõuad, siis sa tunned uhkust enda üle, võib-olla avastad, et see ei olegi sinu jaoks, aga nagu sul on siiski teatud oskused või teadmised juures ja sa teadki, et sa tahad võib-olla sealt millegi muuga edasi tegeleda. Väga äge mõte. Kuidas sinul, Kevin? Ma arvan, et mul on võib-olla see oskus, mis on kõige rohkem kasuks tulnud, et pingelistes olukordades rahulikuks jääda. See on kasuks tulnud võistlusel, ülikoolis ja näiteks tööl ka isegi. Et... Kus sa seda õppinud oled? Mul kuluks ka ära. See oligi kõige rohkem, et peale kutsekooli ma läksin praktikale ja siis nagu mehhatroonika töö ikka seal tuleb igasuguseid pingelisi olukordi ette, et peab kiiresti ühe asja valmis saama ja tähtajad on väga kiired. Ja... Ehk siis praktika. Ja nii tuleb ka see. Suurepärane, aga siis sukeldume kohe teemasse, milleks on Euroskills. Rääkige oma sõnadega, mis asi see võistlus on ja miks teie sinna läksite? No Euroskills on üle-euroopaline kutsemeistrikuse võistlus, kus noored saavad ennast proovile panna oma erialal ja ma ise läksin sinna sellepärast, et tundus lihtsalt, et ta ise ka ennast proovile panna, et enda oskusi arendada ja... Aga see hirmus ei olnud? Et lähed nii suurele võistlusse, see nägi välja tõepoolest nagu olümpiamängud on ju, et sul on erinevad riigid seal kohal. Samas alguses oli küll hirm, et võib-olla ei saa hakkama ja et nii palju inimesi on kõrval ja... Aga samas, kui me treenisime näiteks noormeistril ja ennem seda võistlust, siis see hirm kadus ära lihtsalt. Ma saan siis aru, et Euroskillsile minekuks tegelikult ei ole päris niimoodi, et mina nüüd ütlen, et ma tahan minna ja saan minna, ma pean ikkagi läbima mingisuguse eelneva asja, et see noormeister on siis justkui Eesti siuke eelvoor või? Tüüpiliselt jah. Noorel meistril muidugi on palju rohkem erialasid, kui tihtilugu Euroskillsile esindama läheb, aga ja üldse, et saada nii-öelda see kutse või see võimalus kandideeridagi Eestit esindama Euroskillsile, pead sa juba noorel meistril mingit kindla tulemuse saama, punkti tulemuse ja tänu sellele sa saad ka veidike tundma, kuidas see võistluskeskkond sinu jaoks sobib. Olenevalt erialast kõik on erinevad, et mõni inimene võibki tööd väga hästi teha, aga võistlusel tal võib-olla see pinge ei sobi. Aga kuidas teil oli, kas te pääsesite kohe esimese korraga või oli mitu katset või kuidas? Minul oli nii, et oli 3 tahtjat, kes jäid nii-öelda sõelale ja meil tehti veel eraldi valikvõistlus. Et juhuslikult need kõik 3 tahtjat olid ka need, kes olid eelneval aastal noorel meistril esikolmik olnud. Ja siis natuke oli see ilm, et ma tean, et mina sain ju teise kohe, et kas ma seekord nagu tulen välja sellest või ei tule, et see on minu võimalus ja minu jaoks ma sain selle võimaluse ikkagi ja see valikvõistlus oli ka koht, kus sa said veel endale kindlaks teha, kas sa soovid seda läbi teha, seda hullu treeningut ja välismaale minekut ja kõike sellist.
Mida see treening endast üldse kujutab, et ma teame, et tippsportlane läheb 2 korda päevas jõusaali ju enam-vähem, aga mis see teie jaoks tähendab? Treening on näiteks, ma ei tea, meie troonikute alal oli, et me harjutame seda Euroskillsi eelmiste aastate ülesandeid läbi. Näiteks, et paneme vastavalt ülesannetele neid asju kokku ja programmeerime neid koolis. Kas need eelnevad ülesanded, mida te läbisite, siis harjutusena tundusid pigem lihtsate killast või olid parajad pähklid? Näiteks, kui me treenisime, siis need ei tundunud mõnes mõttes rasked, kuna me ei olnud selles mega pingelises olukorras, et me saime rahulikult läbi lugeda kõiki ülesandeid ja siis neid rahulikult teha läbi. Aga samas võistlusel on need kindlasti keerulisemad, tunduvad. Te puudutasite seda, et siin saab mingisuguseid punkte, et mille alusel neid punkte siis antakse, kuidas see võidu väljaselgitamine siis käib? See punktisüsteem on ikka nii keeruline, et need kõik eksperdid ja kohtunikud, kes seal oli, ma ei suuda uskuda, kuidas nad seda tööd üldse teevad, aga ütleme niimoodi, et kõik oleneb erialast, erinevat moodi antakse punkte. Aga just sinu erialal, näiteks graafiline disain. Minu erialal oli nii, et ilusti tegid enda tööd ära, olid sul kas failid või isegi väljaprindid, füüsilised tööd siis. Ja meie tegime enda võistlus ära, aeg lõppes, sellega kõik lõpetasid enda tegevuse, hinnati töökohta ja muud sellist, aga enamik hindamisest sellel erialal käis pärast võistlust. Meie läksime ära ja eksperdid/kohtunikud siis tegelesid selle hindamisega ja neil on selleks veel eraldi süsteem niimoodi, et nad isegi ei näe kogu tulemust korraga. Nad panevad kuidagi tahvlale arvutisse need asjad, tulemused sisse, eraldi gruppidena veel ka, ja nad ei näe seda lõpptulemust ennem, kui nad lõpusse välja kuulutatakse isegi. Ehk siis teil on ka, et selline saladus isegi nende jaoks, nad võivad aimata, kellel võis nagu mingi tööga paremini minna, aga ega nad väga hästi seda välja raali ennem, kui välja hõigataksegi. Aga räägime korra need ülesanded täpselt läbi, sest mina nägin videopildi vahendusel lihtsalt, et teil oli vaja kiiresti toimetada, ja midagi ehitada või midagi teha. Et mis see lähteülesanne oli? Te lähete nüüd sinna võistlusmomenti, mis teile öeldakse, mida te tegema peate ja kui kaua teil selleks aega on? Võtame näiteks mehhatroonika puhul, kuidas teil oli? Näiteks meile anti võistlusülesanne kätte paberilehe peal, et pidime selle kiiresti läbi lugema 10 minuti jooksul ja siis algas võistlusaeg. Ja siis me pidime kokku panema ja programmeerima miniatuurse tööstusliini, mis pidi lõpuks töötama, milleks oli umbes 3 tundi aega, mis on päris vähe. 3 tunniga valmis lahendus tooteliinile. Kaua seda päriselus, kui sa nüüd tegelikult teeksid, võtaks aega? Ma arvan, et see võtaks aega kindlasti, kui rahulikult teha, siis seda, mida me võistluse tegime, võtaks aega mingi 3 päeva näiteks. Et saad katsetada ikkagi. Ja et ilusti tööle saada see. Ma vaatasin videopildis, et see nägi välja nagu sprintimine teil seal, te nii kiiresti liigutasite ennast, et kas eksimused sellises olukorras on lihtsalt tulema või te pääsesite nendeta? Kahjuks meil üks eksimus tuli, et esimesel päeval tuli üks sandurijuhe lahti ja siis protsess jäi teatud etapis kinni. Et aga see, et me peame nii kiiresti tegema kõike, siis eksimused on väga lihtsalt tulema küll. Arusaadav, aga kuidas sul, Arli, oli, et mis see graafilise disaini ülesanne siis oli, et mida sa nüüd valmis meisterdama pidid siis? Iga 3 võistluspäeval, siis igal päeval oli eraldi klient, kes midagi soovis ja meil oli niimoodi et nii-öelda tööpäeva pikkune natukese vähem kui 8 tundi, kui võtad lõunad ja asjad sealt välja. Oli aeg antud, ennem seda ilusti suuresti ülesanne loeti läbi, tehti tähelepanekud, saadi täpsemad juhised ära arutatud, kas on erinevad töömõõdud või mida nad täpsemalt mõtlesid nende nõuete all. Ja siis asusidki tööle, tegid selle töö ära, et igal päeval minu teada tuli ikkagi midagi välja printida. Viimasel päeval oli lausa vaja pakend välja lõigata ja kokku kleepida. Nii siis see oli niimoodi, et taktikaliselt pidid mõtlema, kuidas sa prindid õigel ajal niimoodi, et printerid ära jummistuks kõigi nende koguste võistlejatega ja et sa ei läheks liiga närviliseks kõikide nende lõikamiste asjadega, sest et kui sul on 10 minutit aega, see võib küll olla, et
rahuliku ajaga sa teed vähem kui 10 minutiga selle ära, aga mingi pinge on, käed higistavad, nuga võib-olla ei ole piisavalt terav ja siis sul kõik tuttavad hõiskavad seal teisel pool liini või et elavad sulle kaasa ja sinna samal ajal sa proovid lõigata ja mõelda ja kleepida ja loodad, et midagi metsa ei lähe, et ei jõua enam uuesti printida neid asju. Aga mis tootjale sa nüüd siis selle pakendi pidid valmis tegema? See tollel korral oli nii-öelda kliendiks oli üldiselt ikkagi naistele mõeldud naiselik koduruumi lõhnastaja. Et õnneks oli antud pakendi kuju nii-öelda ette, oli antud nõue, et peab mingi akna või sellise asja looma sinna, aga et toode peab ikkagi samamoodi sinna sisse mahtuma, toodet ette kahjuks ei antud, niisiis eriti ettevaatlikult pidid selliste asjadega tegutsema, et kus sa võib-olla seal akna teed, sellele tegid väljaprindi, lõikasid välja või muud sellist ja sa pidid sellele veel tegema nii-öelda mock-up ehk siis digitaalselt toote väljanägemise, et kasutada teda reklaamis, et inimesed tahaksid seda ju kunagi osta. Ja seal oli väga palju nüanssi, ma mäletan, kuidas lõunale sai minna minu erialal eksperdiga koos, seal said arutada, võtsid märkmiku kaasa ja hullult arutasid, rebisime ja kleepisime selle asju, proovid samal ajal veel kõrvalt ilusti süüa. Aga jaa, et need viimased plaanid, mida sa tegema pead ja kuidas teha ja et närvi ei läheks, et säilita see olek kõige jaoks, et mis ikka juhtuda saab, aeg on aeg. Aga kas sul läks midagi aia taha või tuli täitsa veatult? Läks ikka aia taha, ma veel mäletan, kuidas viimasel minutil proovisin kõik asja printida ja siis panin viimase prindi, tuli nii-öelda see reklaam siis välja prindituna kohale ja ma tegin selle ühe vea, et üleminek värvivaru nii-öelda, et see ei olnud piisav, ehk siis sellest oleks põhimõtteliselt kõik punktid läinud ja aga tol hetkel ma lihtsalt vaatasin endale otsa, okei, see on vähemalt mingi viga, mida ma näen, et kindlasti oli seal palju rohkem muud erinevatel päevadel veelgi, aga ma jõudsin kogu aeg tööga lõppu ja see oli minu ainuke eesmärk. Aga kuidas te siis lõpuks rahule jäite oma esitusega, et võistluspinge läbi, tulemused teada, kuidas sul, Kevin? Oleks võinud ikka paremini minna, aga samas tegime mehatroonikale kõige Eesti parima tulemuse üle pika aja, et see oli päris hea tunne. Aga kahjuks sai 2 punkti puudu, et Nii, millest 2 punkti puudu jäi? See Medal of Excellence ehk meisterlikkuse medal. Et see medal on ikkagi see asi, mida te jahtima lähete sinna, jah? Jah. Kas, ma saan aru, et kui te ühe korra käinud, kas te võite veel minna? Kahjuks on see ainult 1 kord elust võid käia seal. Jah, et Euroskillsil saad 1 kord käia ja kui vanus lubab, on eraldi WorldSkills veel, kus vanuselimiit on palju madalam kui Euroskillsil. Mis Euroskillsil on ja mis WorldSkillsil on? Euroskillsil vist oli 26 vanus, kui ma õigesti mäletan, ja WorldSkillsil oli 21. Et WorldSkillsil on kõvad tegijad ikkagi ja meistrid tulevad juba palju-palju varesemas eas. Aga jah, et sa saad osaleda Euroskillsil ja WorldSkillsil mõlemal ühe korra, et meil olid võistlejatest osad, kes olid eelneval aastal käinud WorldSkillsil ka. Aga kas te strateegiliselt lähenesite, et millal siis minna, et millal on see õige aeg, et sa oma üks võimalus ära kasutada või te olite lihtsalt, et nüüd just kui võiks, et lähme käime ära? Ma ei teagi, mulle lihtsalt tuli kutse enam-vähem ja siis mõtlesin, et miks mitte proovida. See on see jah-ütlemine, jah? Ja mõnes mõttes ma käisingi enne WorldSkillsil ka ja siis tulingi Euroskillsile, tegin sellise teekonna just läbi. Kas teistpidi oleks loogilisem? Oleks, aga vanus ei oleks lubanud enam. Aga kuidas sul WorldSkillsil läks? Mõnes mõttes äkki halvemini kui Euroskillsil, kuna see oli üle pika aja esimene kord mehatroonikal uuesti võistelda Eestist, aga samas ei läinud väga halvasti ka, et ja pigem jäi positiivne nii-öelda mälestus sellest, et otsustasid ikkagi võistlust tulla naaseda? Jah. Te puudutasite korra seda ka, et teil olid eksperdid kaasas. Mis asi see ekspert on ja mida ta seal teeb ja kui palju ta teid üldse aidata saab selle võistlusmomendi jooksul? Ekspert on üks kõige vajalikumaid asju terve selle teekonna puhul, et nemad nii-öelda kasutavad need võistlejateks ja toetavad. Osadel oli ka lisaks eksperdile treener, kes aitas treenida, et kuna mul ei olnud, siis ma täpsemalt ei tea, kuidas nende rollid jaotuvad, aga mul oli imeline ekspert, kogu aeg toetas ja aitas, et andis ülesandeid, aitas suunata, minu ekspert on ka varasemate WorldSkillsi ja Euroskillsi kogemustega, et teadis ka nõu anda ka eelnevate võistlejate kohta,
ja kõige sellega igasugused asjad, et kuidas võistlusel ka siin nii-öelda võistlusetikett on, kuidas sa täpselt käitud, et sa ei peaks muretsema nii hullult sellele, et kas ma tohin seda pastakat praegu puudutada või mitte. Et meil oli küll võistlused nii, et oli mitu riiki, kes olid üle pika aja olnud esimest korda, nii siis ekspert oli ka uus selles ja oli ikkagi näha, kuidas see võistlust võis mõjutada sellisel tiimil, kui ei ole nagu seda tugilüli kogu aeg olemas, et mul vedas täiega. Kas ta istus sul siis nagu arvutis kõrval kuskil enam-vähem või ta pidi ikkagi distantsilt sind juhendama või sai mingitel momentidel ainult rääkida nii-öelda just võistlushetkel? Võistlushetkel oli niimoodi, et ainult lõuna ajal ja õhtul, kui võistlusalalt läinud oled, et sa oli võimalus eksperdiga rääkida, et muul ajal kaasa arvatud hindamise ajal ekspert ei tohtinud sinu ligidal ka olla, et kui olid, et isegi kui sa küsisid küsimus, siis pidi tulema 2 eksperti või 2 kohtunikku ja kumbki neist ei tohtinud olla sinu ekspert. Äärmisel juhul, kui oligi mingi tervisemured või asjad või mingi hädaolukord, siis ekspert oli appi, aga ta pidi tulema ikkagi teisega ja keel pidi ikkagi ilusti inglise keel olema, et kodukeeles ei tohtinud rääkida, et peab ikka teadma, mis toimub, et reeglid on reeglid. Ei ole susserdamist, siin on ju võistlus ikkagi. Aga kuidas sul, Kevin, oli, kas sul oli eraldi treener ja ekspert või oli ka ainult ekspert? Minul oli näiteks ainult ekspert ja ma ei tea, meie puhul oli see näiteks võistluse ajal päeva alguses me võisime eksperdiga rääkida, siis lõuna ajal võisime ja päeva lõpus anti meile ka aega veel eksperdiga rääkida, näiteks kus me saime võib-olla mingid strateegiad läbi mõelda veel, et kuidas, mida paremini teha, kuhu keskenduda paremini, et rohkem punkte saada ja võib-olla lihtsalt toetas ka meid, et rääkis nalju ja aga kas nad nagu, ma saan aru, et ekspert nõu ei tohtinud anda, aga kas nad ikkagi kulli pilguga jälgisid, et mida te teete? Jaa, ta ikka üle vaatas, et nii pea kui lõuna oli, siis ta oli see on vaja ümber teha. Jah, andis vihjeid, et võib-olla, et võiks sinna poole vaadata, et mida paremini teha. Väga hea. Kui te nüüd täna saaksite ajamasina, saate ajast tagasi minna, lähete uuesti Euroskillsile, siis kas te muudaksite midagi oma treeningu juures või koha peal? Kindlasti muudaks. Palju asju saaks teha efektiivsemaks treeningu puhul, rohkem rangem olla enda suhtes, ütleks. Ja ütleme, et kui julgeks rohkem nagu küsida, et kas küsida abi või küsida nõu veel rohkemgi suhelda, aktiivsemalt, mitte ainult eksperdiga, vaid ka eelneva treeninguga kuidagi tuttavaks saadud kaasvõistlejatega, et hoida kontakte paremini ja arutleda, et nii sagedasti ikkagi kahjuks ei suhelnud. Kuidas sul, Kevin? Enne võistlustreeningutel võib-olla ma oleks pidanud rohkem tähelepanu pöörama rohkem osadele treeningu aspektidele, nagu näiteks? Millele näiteks piisavalt tähelepanu ei pööranud. Mis seal mehhatroonika puhul on, mis need asjad olid, millele sa võib-olla ei keskendunud nii palju? Näiteks minu puhul, meil oli näiteks võistlus paarisvõistlus, et ma oleks võinud võib-olla rohkem ka ehitamise poolele tähelepanu pöörata, kuna ma pidin ka vahepeal enda võistluspaarisele ka appi minema ja mul läks väike rohkem aega asjade kokkupanemisel kui temal. Ahah, et seal selles mõttes te tiimina seda läbi otseselt ei katsetanud eelnevalt või katsetasite, aga lihtsalt... Katsetasime, aga mitte piisavalt, et oleks võinud rohkem tähelepanu tollele pöörata. Selge, suurepärane. Kas teil jäi sealt võistluste kõrvalt natukene aega, et Taanit nautida ka või oligi see ainult üks suur närvipundar ja ülevad emotsioonid, kui asi läbi oli? Minu jaoks, mul nii palju ei jäänud seda aega, et meil küll oli pärast võistluspäevi ennem lõputseremooniat oli selline vaba aeg, mille me enamik meist kasutasid muidugi Legolandis käimiseks, et kuidas see oli? Et see oli põnev kõik, et nägid kõiki huvitavad inimesi, kes proovisid veel viimasel hetkel Legosid osta, aga osadel oli ka ennem võistlust natukese aega koha peal ägedaid asju teha. Ma kahjuks õnneks seda ei kasutanud, et ma kasutasin aega hiljem siis magamiseks, ilusti väljapuhkamiseks, aga ennem seda kõikide nende võistlusasjade ettevalmistamiseks, et mul oli sellega alates treeningu lõpus kuni pillundisse jõudmiseni oli
kogu aeg ülikeeruline ja üliraske, aga lõpuks sai lahendatud selle asja ikka. Väga hea. Meil ka ei olnud nagu megalt aega, et tegeleda muude asjadega. Kuna ma tean, kell 5 hommikul ärkamine, siis jõudsime alles mingi, 7 paiku tagasi sinna Skills Village'isse ja siis peale võistlust olid lihtsalt nii väsinud, et tasid juba magama minna. Kõlab küll täpselt nagu olümpia selles mõttes, et teil on isegi Skills Village, nii nagu on Olympia Village. Lahkusid pimedas, saabusid pimedas. Kui nüüd mõni noor kuulab seda ja mõtleb, et oi, tegelikult võiks ka proovida seda Euroskillsile minekut, siis kas te soovitaksite? Jah. Pole mingit küsimust, jah. On see loov eriala, on see tehniline eriala, kõikide puhul, et kui sa tunned, et jaa, proovi, siis proovi, nagu kui ka kohe ei julge nii suurt sammu astuda, siis noore meistri võid ikka ära proovida. Seal saad ikka tunda nagu, kuidas kõik on ja võib-olla saad hasardi sisse. Jah, täpselt, et kui sa korra ei proovi, siis seda tunnet ei saa. Mina ka alguses ka ei teadnud, nagu, et kuidas ma nende keeruliste võistluste asjadega, kuidas ma teen asjad aja järgi ära ja ma veel mäletan esimene võistlus, mida ma üldse proovisin, ei olnud isegi noormeister, oli küll Tallinnas toimus, oli Print Touch ja ma mäletan, kuidas sama ekspert, kes tol hetkel treenis eelmist graafilise disaini esindajat Karolit, kui ta vaatas, kuidas ma lihtsalt vaatasin otsalt tühjalt, ma ei saanud aru, mis toimus, nagu ma vaatasin, nad olid seal hullult kädistanud ja seletanud, nagu treening ikka, ja ma lihtsalt vaatasin otsast, olin nagu, et saad hakkama küll, tee lihtsalt järgi joont. Ja just nii. Et ja teed Print Touchi ära, teed noormeistri ära ja jõuad lõpuks Euroskillsile ja isegi Euroskillsile. Ja sealt edasigi kindlasti on veel kuhugi minna ja ägedaid asju proovida. No see kõlab ägedalt, mis sa arvad, Kevin, kas võiks minna? Jah, kindlasti soovitan, et see annab kogemus terveks eluks ja pärast muidu kahetsed, et ei läinud, kuna madus on liiga suur. Ja sa kohtud erinevate välismaalt erinevate erialakaaslastega ka, nii siis see on nagu plusspunktid selle puhul, vahetab pärast kontakte ja võib-olla saad kunagi huvitav praktikakohti ja mis te arvate, kas CV-l võib see iseenesest kasuks tulla, et te olete niisugusel ägedal võistlusel käinud? Tuleb küll, kuigi sa pead olenevalt tööandjast, sa pead võib-olla kogu aeg seletama, mis asi see on. No suurepärane. Ma arvan, et Euroskillsist me saime nüüd aimdust, et mis see endast võistlusena kujutab, aga kui me räägime kutseharidust üldiselt, siis kuidas te tunnetate enda sõprade hulgas, et mis on see meelestatus kutsehariduse osas? Kas see on pigem positiivne, negatiivne? Võib-olla ennem, kui ma üldse põhikoolist edasi õppima läksin, võis see olla natukese negatiivse mõtestusega isegi minu jaoks, sest see ei olnud nii lai, mina teadsin, et kutsekoolis õpidki heal juhul plaatimist, paar maalimist ja kokandust ja see on kõik, võib-olla põllumajandust, mitte et need halvad oleks, need on ka väga vajalikud asjad. Aga kui ma edasi kutseõppesse läksin ja kujundaja erialasse edasi pürgisin, siis sinu sõpruskond ka veidike muutub, nii siis kõik on ikkagi sama meelega. Jah, sealt edasi võib-olla enamik on juba viimane kord naljatas, et kõik on nagu, et kas te tegelikult enda erialaga midagi edasi ka tegite? Aga samal ajal nad kõik said ka aru, et nad tegid selle eriala ära ja nad said sealt edasi uue tee, kus neil sellest samast erialast, oskusest on palju rohkem kasu. Kuidas sinu sõpradega on? Või üldiselt? Ma olen ka võib-olla, ma ei tea, kui ma peale gümnaasiumi läksin kutsekoolis, see oli võib-olla negatiivne rohkem, et nad ise läksid rohkem ülikoolidesse edasi ja niimoodi, et siis, aga samas, kui ma kutsevaidluse tegin läbi, siis see tuleb mulle nagu kasuks tulevikus ja sain head praktilised kogemused sellest ja aga miks te siis ikkagi otsustasite, et kui nagu see foon oli pigem, et ikkagi peaks ikka kutsekas ei ole päris see, et miks te siis otsustasite minna?
Mina käisin avatud uste päeval, ma mäletan, ja see oli täpselt ennem koroona seda kõike maailma lukku, sellest viimane kord, kui inimesed veel suhtlesid mingis mõttes, ja see oli täiesti teine keskkond. Et ma olin varem ka kutsekoolide avatud uste päevadel käinud, et nood ei huvitanud mind, olgem ausad. Ja too kunstikool, see pakkus mulle megalt huvi, kõik õpilased, kes tutvustasid veel, mis on kõige tähtsam, alati peaks õpilane tutvustama eriala. Muidugi eriala peajuht võiks ka seda teha, aga õpilane ei valeta. Õpilane on aus sinuga ja oskab sulle enda esimestest kogemustest ka tihtilugu rääkida ja pärast seda ma tahtsin nii väga minna sinna, et ma olin korraks ära unustanud, et see kutseharidus oli. Et mul tuli poole pealt meelde, et see oli kutseharidus ja siis ma olin nagu, et oi, mu elu on läbi. Ma ei saagi kunagi kuskil edasi õppima minna. Ma jään midagi ei saa edasi teha, aga ei, siin ma olen. Tuleb võimalus anda ikkagi ja minna uudistada. Tegelikult pikapeale sa avastad, et kõik, kellele sa võib-olla ka väiksena vaatasid, kui iidolit üles ja mõtlesid, et ta on mitte et ülikooli haritus halb oleks, aga et ta on kindlasti mingi hull doktor ja muud sellist ja ülitark ja sa avastad, et nad kõik on tegelikult ka käinud kutset omandamas kuskil kutsehariduskeskuses. Niisiis lõppude lõpuks kõik teed viivad kutseharidusse. Lõpuks me kõik peame ju õppima, kuidas neid asju päriselt teha. Ja lähed sa otse põhikoolist, lähed sa gümnaasiumist, lähed sa ülikoolist, lõpuks ikka võib-olla tahad midagi juurde õppida, väikest või suurt. Miks sa otsustasid ikkagi võtta siis kutse? Ma ei tea, peale gümnaasium ma väga ei teadnud veel, mida ma tahan õppida, siis ma ütlesin, et miks mitte kutsehariduskeskuses proovida alguses seda eriala, et kas mul üldse sobib see. Siis ma ei tea, ma lihtsalt vaatasin, et mehatroonika mulle sobis, meeldis kõik tehnoloogia ja see, ma ei tea, programmeerimise ala ja siis tegingi selle läbi kõik ja läksin nüüd edasi õppima veel ülikooli. Kus sa nüüd siis õpid? Õpin nüüd TalTechis elektroenergeetikat, mehatroonikat. Kas sa tunnetad, et tööturuses sa töötad ka juba, on ju, et... Ennem ülikooli tulekut ma peale kutsehariduskeskust läksin tööle aastaks, et nagu näiteks raha koguda, et ma ei tea, juba kutsehariduskeskuse oskustega sain päris hästi hakkama seal tööl. Kas seda hinnati ka, et sa oled just kutsekas tulnud, mitte ei ole ainult teoreetilise teadmise pealt kuskilt ülikoolist võib-olla, et andis mingi konkurentsieelise? Kindlasti, et ma usun, et kutsekas tulevatel inimestel on väheke rohkem kogemusi kui ülikoolist tulevatel, kuna seal on see praktiline baas palju tugevam. Võib-olla teoreetiline pole nii tugev, aga jah, praktika on väga hea seal. No väga põnev. Kas sina tunnetad, et võib-olla sul on nüüd mingisugune konkurentsieelised kutsekaga, kui sa nüüd tööturule lähed? Kindlasti on. Muidugi see tuleneb juba minu erialas ka, et sa pead ikkagi tegudega ennast tõestama, et näitadki enda tööd ja asju, eriti kui inimesed ei tea, mida sa täpsemalt teed. Et on olnud küll niimoodi, et tegelikult kõik, kes on kutseharidusest tulnud, oskavad rohkem käsi külge panna, et sa võid ju paberi peal või kuskil need asjad ju läbi mõelda, aga praktikas on kõik ikkagi märgatavalt teistmoodi. Ükskõik millisel erialal ja ükskõik kui kõrgel tasemel sa oled. Nii et muidugi teooria on ka väga oluline, et vahepeal oli küll selline tunne, et ma ei oska ju tegelikult mitte midagi, see on ju midagi erilist ja siis sa näed kedagi, kellel nagu võib-olla sama eriala ei ole või kes hullult mässab selle sama asjaga ja sa vaatad, et sa nagu ja siis ma ei peaks 5 eurot selles küsima, sellest saab 200 küsida. Mul on oskused. Sul on oskused. Nad tahavad seda, mul on oskused ja soovit osta. Ehk siis, et täna te noortele pigem soovitaksite, ei soovitaks kutseharidust? Ikka soovitame. Oma kogemusest? Jah, soovitan. No väga äge, teiega oli ülimalt põnev vestelda, mul on hea meel, et ma sain teada, mis asi see Euroskills on ja mul on nii kahju, et ma olen sellises manuses, et ma enam ei saa minna sinna midagi tegema. Alati saab eksperdiks. Eksperdiks. Kõlab väga põnevalt. Aga aitäh, et täna meiega siin vestlesite ja järgmise saateni. Kuulate podcasti Oskustega tulevikku, kus hariduse ja töömaailma ühisosadest, oskustest ning tulevikust räägivad oma ala asjatundjad.